Homme, nagu ma siin vihjanud olen, läheme juuksurisse ja me üritame mind blondiks teha. Ma ei olnud teiega päris aus. Ma värvisin ta juuksed tumedaks, sest jah, mul oli neist kopp ees, aga oli ka põhjus, miks mul neist kopp ees oli. Sai selle peale pahaseks, et ma ta nime laimasin. See oli natuke ebavis. Aga me saime... Hey vlog, it's Diana Banana. Täna on teisipäev, 18. veebruar, kell on 11.36 ja ma olen teel Tallinna poole, sest ma lähen täna Delfisse Aliast mängima. Ma tean, see kõlab lambilt ja mul oli ka algus nagu okei, aga põhimõtteliselt tegu on Eesti Vabariigi sünnipäeva sellise erivideo filmimisega ja mulle öeldi seal osalevad Eelo Tungal, Erki Nool ja minu vastu tuleb Jan Uuspõld, nii et arvata on, et ma ütlesin ja ma olen ausalt öeldes suht närvis, sellepärast et Jan Uuspõld, paljud teist pole vist piisavalt vanad, et seda mäletada, aga kui sa mäletad Sipelga 14 sarja ja Vreemjat. Need on väga-väga ebasobilikud väiksele lapsele, aga need olid minu absoluutselt lemmikud sarjad. Täna ma lõpuks kohtan päris rullnokka Jan Uuspõldu ja praegu me olemegi siin tanklas Tartu lähedal ja ma võtan endale väikse söögi, sest ma isegi ei jõudnud hommikul süüa. Ma ei saanud üldse voodist välja, sest ma läksin eile trenni. Ma olen nüüd jälle regulaarselt trennis hakanud käima. Aplaus mulle ja mu keha ei ole sellega üldse harjunud, vaatame üldse, kui kaua ma saan käia, enne kui mu põlved jälle üles ütlevad. Aga jah, ma käisin trennis ja mul oli reaalselt selline lihasvalu, et ma mõtlesin, ma lihtsalt ei saa voodist välja. Nii et jah, ma olen suht graafikust maas, ma tahtsin lokke teha, not gonna happen, tahtsin süüa, also didn't happen, nii et ma olen praegu siin tanklas ja lähme võtame mulle midagi süüa. Okei, see reaalselt ainus valik, mis neil on. See pole see, mida ma tahan. Äkki need. Me asusime jälle teele, seal oli reaalselt kohutav söögivalik, sest ma ei teadnud mingi purksi ja friika. Jumal tänatud, neil oli porgandeid. Ehk see on täna minu hommikus. Pluss lisaks ma võtsin kodust ka smuuti kaasa. Ma jõudsin nüüd Tallinnasse kohale ja ma olen hetkel Delfi TV stuudios. Ma teen talle väikse tuuri, et milline see välja näeb. See on siis uks, kus sa tuled sisse ja siin on selline esimene stuudiokoht. Ja siin on see, kus hakkame vist meie filmima, ma arvan. Seal ongi see koht. Me oleme valmis kaotama. Kus see on? Eriline juures. See, mida teevad kaabudega, mehed kuratavad ja koos panevad põlema. Täpselt. See, mis kalade sees oli, see Mati Vetemoolu. Listeeria. Täpselt. Mitte kõrg, vaid keskala. Sees läheb hästi alla poole seda. Sügav. Elamine Eesti. Sügav vaesus. Ei. Mis selle nimi on? Selle on lipp ka. Sügav lipp, jah. Aeg. Palju sain üldse? Minu mõttes hästi. Seletas päris hästi. Sügav riik, ma mõtlesin, mul on kõrval. Ei mõtlesin sügav riik, aga... Väga õige. Sügav vaes. Sügav vaes. See, milles me elame, sügav vaes, jumala hea. Nii, ja hetk ja aeg. On olemas Mupo ja siis hästi sarnase nimega. Tipo. Peaaegu. Kapo. Ja, inimene, kes on hästi haavatav, võib-olla nooremat põlvkonda kutsutakse niimoodi. Lumelendakas. Ja. Aeg. See on pidanud käed. Mulle väga hästi läks meil ju. 5. Siit on ka 5. 10. Oh my god. Nii, ma olen siin enda vastasega. Kuidas meil läks? Mina arvan, et meil läks väga hästi. Ma arvasin ka, kas meile öeldi, kui hästi läks teistega, see enne meid tegid. Nad said 2 rohkem. Jaa, aga nad olid, ütleme, pügala võrra andekamad kui sina ja mina. See oli natuke ebavis. Aga me saime vähemalt teise koha. No Leo Tungal on pügala võrra andekamad kui sina. Sa ei tea mind. Aga ma nõust. Ma arvan sama. Aga ma mõtlesin enda järgi, sind ma muidugi ei tea. Aga kus sa nüüd lähed? Tartusse. Tartusse? Sa tead Tartut või? Oled käinud seal kunagi? Ma läksin kunagi sinna, jah. Päriselt või? Jaa. Aga siis ma tulin tagasi. Me lõpetasime just seal stuudios ära. Me tegime mingi vähem kui 10 minutiga kogu selle asja ära. Me said nagu eraldi võtta, et selleks sa pidid sisse kõndima ja kaamerasse vaatama ja koos kõndima ja sellised asjad. Aga ma lähen nüüd autosse ja siis me lähme sööma ja me lähme muidugi Tallinnas mu lemmikusse kohta. Kas te oskate ära arvata? Ütle mulle allkommentaarides, kuhu saare ma praegu lähen. Kas sa oled üllatunud? Mina mitte. Viimati ma käisin KFC's eelmine reede. Täna on teisipäev ja ma käisin reedel Tallinnas. Põhimõtteliselt selleks, et KFC'sse tulla. Täna mul õnneks oli põhjus, aga ikkagi. Ja suvel ma kuulsin, et tuleb meile ka KFC Tartusse ja siis ma ei pea enam nii palju Tallinnas käima. Ma hakkan nüüd sööma ja siis me sõidame tagasi Tartusse ja teiega me räägime arvatavasti mitu päeva hiljem, sellepärast et mul on siin vahele vaja veel vähemalt 1 video filmida. Nii et jah, räägime siis, kui me räägime.
oi, Piir, kui sul on tutuaeg, okei. Me rääkisime teiega vist hiljuti eelmisel nädalal, kui ma olin Tallinnas ja ausalt nii palju on selle aega muutunud, sest et enne ma olin väljas põhimõtteliselt kevad, nii soe oli, päike oli ja nüüd tuli lampilumi maha ja praegu hetkel sajab isegi juurde. Ja selle videoga oli mul hoopis teise plaani, ma tahtsin minna Eesti Laulule, aga ma jäin piletite ostmisega hiljaks, nii et ma ei lähe. Ja lisaks mul polnud plaanis juukseid värvida ja sellest mingi transformation video teha, aga niimoodi vist läheb. Juuste situatsioonist ma räägin natukene hiljem, aga praegu oleme kohe minemas küünehooldusesse ja kui sa ei tea, siis ma olen viimased paar kuud olnud iseenda küünetehnik. Ma ei saa öelda, et see läheb päris halvasti, sest praegu mul on sellest, kui ma viimane kord küüsi tegin, möödas mingi 2 nädalat ja see pilt on praegu selline. Ja see ei ole erandlik juhus, et mul üks ära kukub. Mul kogu aeg kukub üks ära ja tavaliselt on just pöidlad, mis mul ära kukuvad. Ma ei taha enam olla enda küünetehnik. Ma lähen sellisesse kohta, kuhu ma täna aja sain. Nii et ma pole seal varem küüsid tegemas käinud. Ma isegi ei tea, mis tulemust oodata ja ma isegi ei tea veel, mis küüsi ma tahan. Aga ma lähen siis praegu tundmatu küünetehniku juurde ja pärast vaatame, mis sellest saab. Ja also mu juuksed on niimoodi siin taga väikses, ma ei tea, mis see on, sest mul ei ole hetkel pikendusi, sest see juukse värv läheb varsti ära. Sellest patsikast polnud absoluutselt kasu, sest mu juuksed on liiga lühikesed, et selles praegu püsida. Ja ma olin reaalselt seal küünehoolduses niimoodi, et mul oli 2 kätt lambi all ja ma lihtsalt tundsin, kuidas mul patsikum vajub ja juuksed vajuvad näkku ja ma ei saa midagi teha. Ma käisin siis küüntes ära ja tegelikult ma tahtsin seda, mis alati, ehk siis hajutatud ombret, aga see tehnik ütles, et ta väga nagu ei tee seda ja ma ei tahtnud teda sundida seda tegema, sest et nagu äkki ei tule välja. Ja siis tuli välja, et ta oskab pigem tavalist prantsust ja ma olin nagu okei. Ja nagu muidu need näevad väga ilusad välja, aga kui ma nagu pöidlen, et ma alles praegu panin seda tähele, kui ma olin sealt juba ära tulnud. Need pöidlad, kuidas ma näitan? Need pöidlad tulid natukene erinevad. Ja mu küüned, ma nii muretsin, pärast ta nagu ehmatab ära, et issa, mis jubedus see on ja saadab mu koju. Ta ütles, et need küüned pole isegi väga hullud ja et ta on isegi päris tehnikutelt halvemaid töid näinud. Lihtsalt mul oli see probleem, et nad üldse ei püsinud ja nüüd ma sain vist arvatavasti vastuse, miks. See tehnik arvas, et võib-olla sellest, et ma kasutasin erineva firma aluslakki ja keeli, sest ta ütles, et mitte ükski keel ei peaks nii hästi lihtsalt küüne pealt lahti tulema. Nii et jah, siin on mingi toodete viga ja sellepärast need mul hästi ei püsinudki. Aga nice oli vahelduseks mingi 8 tunni asemel 2 tunniga uue seti saada, kuigine. Jalo. Isegi kui ma oleks seda lõpus märganud, siis nagu, mis ma oleks tule öelnud, nagu tee ümber või? Okei, suva. Aga nüüd ma olen kodus, hakkan sööma ja homme, nagu ma siin vihjanud olen, läheme juuksurisse ja me üritame mind blondiks teha. Tegelikult ma ei taha öelda blondiks, sellepärast, et võib-olla ma ei saa ühe korraga blondiks. Ta bookis mulle ainult 4 tundi. Võib-olla see pole piisav, ma ei tea, võib-olla mu juuksed isegi kannata seda. Aga selleks, et mu juuksed homme natukene vastupidavamad oleks, mõtlesin ma neile maski teha. Ma näitan, mis maski ma kasutan. Lähme vannituppa. Mul on siis hetkel kasutusel selline Envy mask. See on proteiinimask. Valge seest, lõhnab ülihästi ja ta ongi sellistele kahustele, kuivade juustele, blondeeritud blondidele juustele, millel on väga proteiini vaja. Homme, kui me hakkame blondeerima, siis proteiin on täpselt see, mida mul vaja on. Nii ma lihtsalt panen täna endale selle maski pähe, istun sellega niisama, sellepärast, et ma käisin alles eile juuksuris ja mul on juba homme blondeerimine. Ma ei tohi siin vahepeal juukseid pesta, see on super halb, kui sa lähed just pestud juustega blondeerima, just saying. Et jah, mu juustele lisakaitse ja väikse boost'i andmiseks ma teen täna lihtsalt juuksemaski ja hoian seda eriti pikalt peas. Ilusat reede hommikut. Kell saab 15 minuti pärast 10 ehk ma kutsun endale takso järgi ja ma lähen salongi juukseid värvima. Aga mul on 3 minutit aega. Ma olen nii väsinud, sest ma ei saanud üldse magada, ma olen nii excited ja ma nägin halbasid unenägusid. Et meil ei tulnud sellest midagi välja, sest ma olen suht mures küll. Viimast korda niinimedate juustega. Mul on terve pea fooliumid täis, siin on blondeerija vahel ja me lähme peseme selle nüüd maha ja ma loodan, et siit tuleb blond välja. Võimalus on, et see ei tule blond ja võimalus on, et mu juuksed kukuvad ära. Me ei tea. Me pesime mul tagant esimesed fooliumid ära ja ma näitan, milline see välja näeb. Kollane. Aga me toonime selle pärast üle, nii et it's fine. Update, mu juuksed nagu näha on blondid, aga me panime praegu mu juurele ka blondeerit, siis enne me jätsime mu juure tegemata. Kell on kohe 5 saamas ja ma läksin täna salongi kella 10-ks. Ehk me läks tegelikult 7 tundi kokku. Me blondeerisime mu juukseid ühe korra ja ma ausalt isegi ei lootnud nii heledaks saada. Me just tegime kogu pikkuse ja juure eraldi, sest nii tehakse. Siis me toonisime üle ja lõikasime, nagu näha, mu juuksed on tunduvalt lõhemad. Ma lähen nüüd
esmaspäeval tagasi, sest me paneme mulle pikendused. Ma tean, paljudele meeldivad mul lühikesed juuksed, aga see on mu isiklik eelistus, et mulle meeldib pikendusi kanda. Ma olen neid nüüd mingi aasta aega kandnud ja nad pole senini absoluutselt mu juukseid rikkunud. Tegin mulle see peale krepid, et kui te näete, et siin on nagu imelik tekstuur, siis see on sellepärast. Mul on homme esinemine, ma lähen ühele sünnipäevale esinema. Ja ma ei taha mingit kuumust kasutada nüüd selle asemel, et ma endale lokke või midagi teeks, lihtsalt tegi krepid, et mul nagu natukenegi hoidust oleks. Aga jah, mul on juuksed nüüd nädalavahetuseks sellised ja esmaspäev me lähme uuesti salongi ja siis ma võtan teid uuesti kaasa. Täna on esmaspäev ehk mul oli siin väike nädalavahetus vahel. Tegin põhimõtteliselt eelõhtu sama asja, mis eelmine kord, et ma panin endale maski. Ma ei pesnud juuksed šampooniga, lihtsalt kandsin seda maski, loputasin selle veega maha ja siis panin veel super palju õli juurde. Ma isegi ei näe väga õline välja, seepärast et mu juuksed lihtsalt täiega tõmbavad seda niiskust hetkel sisse. Me oleme mu juuksürge, siia ma panen tema Instagrami siia. Meil on nüüd juuksed üle blondeeritud nendes kohtades, kus ta oli vaja üle toonitud ja nüüd on pikenduste aeg. Mul on mõned juba peas ja mõned veel panna. Ma tean! Hei, täna on kolmapäev ja ma rääkisin teiega vist viimati esmaspäeval ja tegelikkuses ma pidin veel päev hiljem ehk siis eile teisipäeval tagasi minema, sest kui me olime mulle pikendused sisse ära pannud ja kõik ületooninud, tuli ikkagi välja, et see polnud päris see, ehk me pidime veel ühe korra selle üle tegema ja nüüd lähevad asjad juba paremini kokku. Ma sain suht selle tooni, mida ma soovisin. Nagu te näete, siis ma seekord pole nii blond, ma olen ikka väga-väga hele blond, aga ma tahtsin midagi natuke naturaalsemat ja see, et mu juuksed üldse nii heledad on, ei olnud üldse plaanis. Ma tahtsin lihtsalt olla blond, aga see ei tähendanud seda, ma tahtsin olla valge, saate aru. Ma tahtsin olla selline nagu loomulik blond ja selleks, et super heledaks saada, me arvasime mõlemad juuksuriga, et peaks nagu mitu korda blondeerima. Ta pani mulle fooliumit pähe, blondeeris mu ära ja siis, kui aeg asjad maha pesta, tegi nagu fooliumi lahti ja vaatas, et sa oled suht valge. Ma oleks reaalselt ka sellega rahul olnud, kui mu juuksed oleksid siin paar tooni tumedamad, aga see on see, mis lihtsalt juhtus ja ma ei hädalda. Ma olen rahul. Nii tore on olla tagasi blond, see on lihtsalt nii minulik. Tegelikult see, et ma üldse tumedaks värvisin, ma ei olnud teiega päris aus. Ma värvisin enda juuksed tumedaks, sest jah, mul oli neist kopp ees, aga oli ka põhjus, miks mul neist kopp ees oli. Põhimõtteliselt eelmise suve lõpus, täpselt enne mu tarkusammast operatsiooni, oli mu juukse pikenduste olukord selline ja mu juukse värvi olukord selline. Ma ei teaks sellest väga pikalt rääkida, aga ma lihtsalt ütlen, et ma käisin juuksurite juures, ma ei teinud iseenda juustele mitte midagi ja just eriti selle värviga läks natuke sassi. Ma polnud üldse pahane ega midagi, aga see juuksur, kes selle töö mulle tegi, sai minu peale pahaseks. See väljakasv oli väga-väga märgatavalt oranž. Ja ma tegin Instagrami laivi ja nagu kui mul on midagi halvasti, siis inimesed ütlevad selle välja ja ma tundsin ennast niigi ebakindlalt, et selleks, et keegi ei saaks mulle halvasti öelda, ma mõtlesin, et oleks ise parem see teema jutuks tuua. Ja ma lihtsalt ütlesin, et jaa, et ma tean, et mu väljakasv on oranž, see näeb halb välja. Ma ei teinud seda ise, et ärge lihtsalt palun midagi öelda, ma tean, et see on halvasti ja see vajab fiksimist ja see pole minu süü. Ja see juuksur sai selle peale pahaseks, et ma ta nime laimasin. Mis nime? Ma pole ühtegi nime maininud, keegi ei teadnud, kus ma juuksuris käisin, aga okei. Ma ei tahtnud sinna tagasi minna, ma tahtsin seda pigem ise fiksida, aga samas ma ei tahtnud blondeerida. Asi oligi selles, et mu juuksed olid just tervemaks saamas ja jälle nad olid rikutud ja jälle mul oli vaja mitu korda neid helestada, saate aru. Ja ma sain selle olukorra ise paremaks. Selle tulemusena olid minu juuksed väga-väga hallid, sellised sinised hallikad ja ma ei saanud seda tooni üldse kuidagi maha, aga samas see oli see, kuidas ma sellest oranžist lahti sain, saate aru. Nii et mu juuksed olid liiga palju rikutud sellepärast. Mind oli läbi sõimatud sellepärast. Ja see värv ikkagi ei olnud see, mida ma päris tahan ja mul lõpuks viskas kopa ette ja ma värvisin juuksed ära ja see on tegelikult see, miks ma päriselt tumedaks läksin. See oli nagu tore vaheldus, aga suht ruttu ma hakkasin et otsust kahetsema, ma tahtsin tagasi blondiks, sest see, et ma ennast tumedaks värvisin,
ei olnud nagu 100% minu soov. Asjade käik lihtsalt viis mind sinna piirile, et ma lihtsalt ei viitsinud enam ja mul ei olnud plaanis veel nii vara blondiks minna. Ma küll tahtsin, aga ma mõtlesin, mu juuksed pole piisavalt heas seisus. Eelmine kolmapäev äkki mul oligi juuksur, mul oli uus juuksur, kes hakkas mulle pikendusi tegema ja siis ma mainisin talle, kuidas minu juuksed ja pikendused ei lähe üldse kokku, sellepärast et see tume juukse värv üldse ei püsi mu juukse otstes ja ma peaks seda pidevalt üle värvima, aga samas ma ei taha, sest ma tean, et ma tahan nagu võimalikult ruttu jälle tagasi blondiks ja siis see on raskem, kui ma pidevalt lihtsalt panen seda värvi uuesti peale. Ja siis ta ütles mulle, et siis sul on lihtsalt mõistlikum lihtsalt kohe blondiks minna, sest muidu ma oleks kas laiguliselt ringi käinud või enda juuksed lihtsalt pidevalt tumedamaks värvinud, mis nagu ei ole neile hea ja siis ma poleks lähiajal blondiks üldse saanudki. Nii me tegime selle lihtsalt ära 2 päeva hiljem reedel ja jah, meil oli vaja paar korda ületoonida ja pikendused panna. Aga jah, põhimõtteliselt ühe blondeerimisega, saate aru, läksid mu juuksed nii heledaks. Mulle sõbrannad kirjutasid, et nemad ei saa isegi enda loomuliku juuksevärvi korral nii heledaks ühe korraga. Mul on lihtsalt head juuksed, ma arvan selleks. Mul on nagu selline peen juuksetüüp ja mu enda loomulik värv on hästi hele. Aga jah, see on tõde sellest, miks ma tegelikult tumedaks läksin ja miks ma tagasi praegu blondiks läksin. Tänase video shoutout läheb Maribel Maranikule, kes postitas selle pildi minu eelmisest videost enda feedile, by the way. Kui ka sina tahad tulevikus saada minu videos shoutouti, siis selleks tee sellest videost screenshot, aga normaalse näoga minust, sest et kui see on väga kole, ma ei taha seda panna enda videosse pärast sisse. Kasuta hashtagi #DianaBanana uus video, tagi mind ära, et ma näeksin ja postita see enda story'sse või kui sa tahad siis feedile ja ma valin ühe suvakalt välja ja teen talle siin videos shoutout. Aga okei, ma lähen nüüd, ma loodan teile meeldis see video, kui sulle meeldis videos, kindlasti pane sellele videole thumbs up ja ütle mulle kommentaarides, mis värvi su juuksed on ja mis värvi sa enda juukseid tahaksid värvida. DianaBanana roosa tressikao merch on saadaval minu kodulehel dianano.ee, link on all video descriptionis ja kui sa tahad mind followda kuskil sotsiaalmeedias, siis kõik mu lingid on all video descriptionis. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.